tere ilusat 5. veebruari pärastlõunast Võru spordikeskusest, vabandust, Võru vanast spordikoolist, kus täna meeste esiliiga põhiturniiri kohtumine Danbauer Võru võrkpalliklubi ja EMU Struksa vahel. Tabeliseis on selline, et tiimid on suht järjestikku 4., 5. kohal ja Võru eile käis Järvamaaga mängimas, aga sealt tuli 0-3 kaotus, mindi vähe sellise hõreda koosseisuga sinna mängima ja tänaseks mänguks on ikka enamus mehed kohale aetud ja mäng on kohe algamas. Ja Võru poolelt servimas sidemängija Sten Maask. Ja esimene punkt Maaülikoolile, nende sidemängija number 5 Kaljuvee Stefan Leon. Ja serv outi ja seis on 1-1. Täna on Võru poolelt ka Priit Tigane kohale tulnud, et kes siis Varruse klubis on abitreenerina. Hea serv kohe Priidult. Ja nüüd Maaülikool eksib rünnakul ja Võru juhib 2-1. Tigane jätkab servimist. Serv läheb natuke pikaks ja outi. Täna Võrule on kindlasti punktilisa vaja, et tabelis kohta hoida. Väga palju tõusta ei anna, aga 4. tänase võiduga peaks tõusma 4. et nii EMU-l kui Võrul on mõlemal 29 punkti ja mis koosseisuga täna üldse Võru on peale läinud, et temporündajad Jasper Frey ja Tarvo Täht, liberona on Mirko Hani, sidemängija Sten Maask ja nurgad on Arekenes on 1 nurk, Priit Tigane 2 ja diagonaali Kajar Kivioja. Seis on 3-3, EMU poolelt servimas Hannes Eskla. Ja nüüd Jarek Jänes eksib rünnakul, et antenn jäi ette. Ma ei kuule. Mäng on suht rahulikult alanud, et käib siin suht kompamine alguses ja Kajar Kivioja hüppelt serv. Nüüd EMU poolelt hea kaitsemängu. Hani teeb Võru head kaitsetööd. Ja sidemängija Stefan Kaljuvee selja taha, hea tõste pikki piiri. Number 7. Vabandust, number 1, Kink Rauno lõi palli maha. Ja nüüd hea rünnak EMU poolelt. Võrul olid küll käed plokis vahel, aga kaitses ei õnnestunud mängida.
seis on 6-5. Emu poolelt servimas number 4 Steven Meilus, vabandust. Ja paneb ässa. Väiksed tehnilised viperdused olid siin, nüüd saime mikrofoni ilusti toimima ja Tarvo Täht servil. Serv oli täitsa okei. Ja Emu poolelt Johan Olav Lääne, nende kapten, eksis rünnakul. Ilus Võrul kontrapalli võimalus. Priit Tigane. Võru mehed küll küsivad, et kätest oli, aga ei. Käpaga küsis, et kas oli kätest, aga ei tunnistanud. Seis on 8-8 Võru poolelt servimas Sten Maask. Suht selline alguse kompamine ikkagi käib siin. Ja Emul hästi serv käest ja tempo rünnak. Servima Kaljuvee Stefan Leon. Võrul hästi käes, proovivad tempo rünnakut ja Stefan Frey lööb ilusti punktiks. Vabandust, Jasper Frey. Ja servima Priit Tigane. Võru teeb head kaitsetööd, aga Emu poolelt hea plokk. Hannes Eskla. Ja servimas Johan Olav Lääne. Emu kapten eksib servil. Serv oli kuni võrguni ohtlik. Frey servil. Ja eksib kahjuks. Seis on 11-10. Vaikselt Game'i keskpaik on kätte jõudmas. Võrul hästi käes serv. Ai, natukene läks nüüd võrgu peale, et tundus küll, et hästi käes, et saab sealt Sten tühjaks tõsta. Eskla servil. Ai, nüüd oli ilusti mängitav pall, aga lakke ja Võru võtab siin time-out'i. Seis on 13-10. Midagi veel katki ei ole, et siit oma side out on vaja nüüd ära lüüa ja
ja Eskla jätkab servil. 13-10. ja out'i läheb pikaks. Kivioja servil. Hüppelt serv. ja tuleb hea serv. ja vilistati võrgupuude. või täpselt ei saanudki aru, et mis siin oli. aga seis on 12-13. Kivioja jätkab. nii Emu teeb nüüd head kaitset. ja lüüakse kätest ära. Kink Rauno servimas. Võrul hästi käes, temporünnak. ja Tarvo Täht plokist out'i. jälgiti küll 2 mehega, aga ei, mees lööb nii kõrgelt, et oi, väga hästi. hea serv Jarekilt ja Priidul ei olnudki siin muud teha, kui lihtsalt üle tule pall maha lüüa. seis on 14-14. nagu tabeliseis näitab, et siis täna peaks tulema suht pingeline mäng. oi, väga ilus, väga ilus. Võru näitab siin sisu ja kontrapall ilusti Tarvo Täht lahendab. ja jälle hea serv Jareki poolt. aga kuidagi suudavad ikka tõsteks üles mängida ja sealt käte vahelt Kink Rauno kuidagi koksas ära selle palli. Serimemas siis Steven Meilus. Võrul hästi käes. Tundus täitsa okei tõste, aga emumehed hästi lugesid seda. Ja 2. plokk oli Kajaril ees, et Kink Meilus jätkab. hästi käes Hanil, 4 peale tõste. ja jälle 2. plokk, kus seal oleks pidanud ilusti Võrumehed olemas julgestamas, et täitsa mängitav pall oli kaitses. 17-15. ja läheb siin täiega lööma ja eksib servil. pealtvaatajaid ka natuke siia juba kogunenud, et teil kodus veel igav on, et tulge saali. Tarvo Täht paneb väga hea servi, peaaegu käib laes ära. aga nüüd pikk tõste 4 ja kaitses oli tegelikult mängitav pall, aga servimas number 12. Oliver Lankei eksib servil. (17-18) Võru poolt vaadatud, nüüd tuleb geimi lõpp läheneb.
tuleb vähem rohkem pingutada ja ära võtta see. Ai, aga kahjuks Sten Maask eksib planeeriva serviga. Võrul hästi käes serv, proovivad temporünnakut. Jasper Frey plokist kätest out'i. Tundus, et tõste jäi küll vähe madalaks temale, et pidi siit kuidagi õla juurest üles lööma seda palli. Hea serv Tigase poolelt. Ja soe pall nende tempomängijal pool. Nagu öeldakse, et tempomängijal on ainult vaja pall maha lüüa, et ja blokki, middle blocker. Ja hea kaitsemäng nüüd Võru poolelt ja Kajar lööb ära punktiks. Seis on 20-19. Ja Emu võtab siin time-out'i, et nende treener ei ole rahul praegu. Aga Võru poolelt täna Meelis Õun on puudu, et eile käisid Järvamaal ja seal tabas neid kõhugripp, et tervisi siit Meelisele. Tigaselt hea serv. Nüüd tuleb kontrapall ära mängida. Pikk tõste 4. Emu poolelt hea kaitsemäng. Ai, oli täitsa, aga kahjuks spordikooli lagi on liiga madal, et Tigane sai küll käed alla, aga pall käis laes ära. Seis on 20-20. Game'i lõpp on kätte jõudmas, et siin Võrul hästi käes pall. Ilus tõste ja pikki piiri. Kajar lööb ilusti punktiks. kakskümmend 20 ja Jasper Frey servimas. Planeeriv serv. Emule hästi käes ja Võru poole pealt ilus plokk. 22-20. Game'i lõppu siin Võru hästi mänginud. Nagu öeldakse, mängumeeste punktid, et Emu poolt oli täitsa mängitav pall, aga kõik mehed seisid ja vaatasid, et mäng jätkub. No nii. Ink Rauno eksib. Ja 23-20. Emule ei jää muud teha, kui võtta teine mõtlemisaeg. Time out läbi nüüd. Frey jätkab servil.
tehakse vist kate libero peale või siis number 18 peale, Johan Olav Lääne peale. Sten Maaskilt hea kaitse. Nüüd tuleb plokiga valmis olla. Väga hea, 24-20. Temumehed ise eksivad siin. Ja Frey jätkab servil. Ja paneb outi. kakskümmend 21-24. Ja Emu teeb siin vahetuse. Mängu tuleb Tauri Sulg, topeltvahetuse siin teevad sidemängija, diagonaal ja diagonaal sidemängija, et Tauri Sulg, kes siin reedel veel mängis Rahvaliigat, võeti Emusse ära. Võrumehed küll ütlevad nüüd kätest ja siit ülevalt tundus, et isegi piiri võis ära puutuda. Aga 22-24. Nüüd tuleb oma side out ära lahendada ja siin ongi game tehtud. Ai, nüüd käkkimine käib. Ja ilus blokk. Võru võidab esimese game'i 25-22. Väike paus ja siis oleme tagasi. Nii ja kohe-kohe on algamas teine game ja minuni on jõudnud siis esimese game'i statistika, et Võru poolelt siis mida saaksin esile tuua, et
vastuvõtt on olnud, Hani Mirko on saanud 4 korda vastu võtta, vastuvõtu protsent on 100. Tigane Priit 8 korda, vastuvõtu protsent 38. Võru keskmine vastuvõtu protsent 50. Aga Emul on ainult 33, et Võru on siin serviga vähe surunud vastast. Ja rünnakuprotsendit, et Võrul 44 ja vastasel 36. Suurim punktitooja on Kajar Kivioja 4 punktiga, +2. Tigane Priit on saanud 3 korda rünnata ja 1 maha löönud, et -2 peal praegu, et sealt annaks raudselt kõvasti juurde panna. Ja Emu poolelt, keda tooks esile, et King Rauno on toonud 6 punkti, et +3, saanud 11 tõstet ja 6 maha löönud. Ja temporünnakust Eskla Hannes 3-st 2 ära löönud. Servi eksiumis oli Võrul 4, Emul 8, et siin on ka suur vahe, et 25-22, et kui sealt võtab punkte ära, et siis olekski olnud väga võrdne mäng. Ja nüüd teine game on alanud 1-1. Võrul hästi käes. 4 pealt rünnak, ei jää maha. Ei teagi, mida nüüd Emu poolelt number 4 Meilu Steven üritas seal teha, aga Hani oma poole võrkub. Servimas Priit Tigane. Emul hästi käes. Kajar Kivioja üksi blokis, ei läinud palju out'i, et ise ka viibutab käega, et kurat küll, et natukene jäi puudu, oleks kinni pannud. Kaks. Priit Tigane eksib vastuvõtul ja siin ei olnud Emu meestel midagi, lihtsalt üle tule pall maha lüüa. Kuigi see game peaks olema Võru poolel väike eelis, et kuna spordikooli saali päike paistab pihta, et nii ebamugavalt, et otse silma. Nii Võru poolelt nüüd kontrapalli võimalus ja Jasper Frey tahmab selle ilusti maha. Ja ise ka servima. Planeeriv serv. Enne tegi hea serviseeria ja nüüd ka, et ei ole hästi käes. Aga Emu poolelt number 1 King Rauno, kes eelmine game 6 punkti tõi, et lööb ilusti ära. Ja ise läheb ka servima. Planeeriv serv eksib. Täna siis 3-0 või 3-1 võiduga Võru peaks tõusma tabelis 4. Esimesed 3 on vähe kaugemal, et siin play-offiks head asetust saada. Täna siis, kes esiliigat vaatab netiülekandest, siis kell 5 mängib Võru spordikeskuses Parrus Ekapilsiga ja sinna tasub kindlasti kohale minna. Ja jälle King Rauno eksib. Võru juhib 6-4. Servil Kajar Kivioja.
proovib sellist kõksu ette, aga kuni võrguni oli päris ohtlik. Täna 5. veebruar, täna on sünnipäev ka Neymaril ja Cristiano Ronaldol. Et sellised pallivõlurid. Nii ja mõlemalt poolelt nüüd ilusad kaitset. Tarvo Täht. Sten Maas mängib esimese kaitses ülesse ja Tarvo Täht lööb sinna ploki vahele selle ära. Võru seda geimi päris isukalt alustanud. Nüüd on hästi käes, proovivad Paip kombinatsiooni ja number 4, Steven Meilus lööb ilusti ära. Hästi käes temporünnak, ei jää maha, peab Tarvo ise tõstma. Tõstab enda abitreenerile, et Tarvo on ka kirjas seal Parruse meistriliiga klubis, et farmi süsteemis ta siis mängib siin, et mängib nii esiliigat kui Balti liigat. Ja ise läheb ka servima. Hüppelt serv ja ässaks. Libero peale, et Libero vaatas, et Audisson, aga ei. See mees juba nii kergelt ei eksi. Ja paneb uuesti väga hea serve. Ja Emu poole pealt ilus diagonaali rünnakat. Seis on 7-9 ning Stefan Leon Kaljuve servil. Ja nüüd Hannes Eskla paneb üksi ühes. Et oli küll seal ilusti ruumi. Hannes jäi hiljaks blokile ja tänu sellele sai selle blokipunkti kirja. 8-9. Emu teeb nüüd siin head kaitset. Võru poolelt ka hea kaitse ja pikki piiri Kajar Kivioja. Väga ilusti täna mängu alustanud. Võrul täna Mart Mandel puudu diagonaalina, et siin ei saa üldse keegi tagasi hoida. Mardil ka siis kõhugripp. Tervisi siit Mardile. Seis on 11-8. Sten Maas servimas. Rahvas plaksutab. Ja üle trossi napilt. Oi, väga ilus, väga ilus. See tõste jäi sinna keskele väga madalaks. 12-8, et Võru väga kindlalt seda mängu teist geimi väga kindlalt mänginud ja Emul ei jäägi muud üle, kui võtta siin mõtlemisaeg, et natukenegi mehi tagasi mängu tuua. Time out peetud. Maas jätkab serviga.
vahetab nüüd asukohta, võtavad vist kellegi number 4 ette Emu poolelt. Steven Meiluse peale. Ja kohe raskustes. Opa! Parruse abitreener Priit Tigane näitab, et ka mees lisaks õpetamisele oskab ka ise lüüa. kolmteist 8, 5-punktiline edu Võrul. Nüüd on Emul hästi käes. Ja number 18, Johan-Olav Lääne. Kahe pealt diagonaali ilusti. Jarek Jänes eksib vastuvõtul, et harva see mees eksib. Oli hea planeeriv. 13-10. Priit Tigane, see mees on kuri täna. Esimene game. Lõi küll 1 punkti ainult, aga eks tal oli vaja ennast käima saada. Nüüd 2 punkti järjest toonud Võrule. 14-10, Tigane ise servimas, planeeriv serv, väga hea serv, nüüd on vaja kaitses mängida üles, aga ei olegi vaja ise midagi teha, Emu mehed ise eksivad, Steven Meilus. Tigane jätkab, planeeriv serv ja paneb, tundus, et käis maasse, aga ja vaatame ka aegklubis, et kas käis maas või oli käsi ilusti all. Maas, see pall oli maas. Pärast saab Argo Kepale näidata. Nüüd Emul kontrapalli võimalus. Mirko Hani hea kaitse. Kajar Kivioja. Kuusteist, 11. Jasper Frey servimas. Temaga siis farmisüsteemis mängib ka esiliigat ja õhtul arvatavasti ka meistriliigas. Jarek Jänes plokist out'i. Mehel õlg teeb valu, mängib siin 80%-ga. Aga ei, sellest piisab. Seitseteist, 11 ja Emu võtab siin mõtlemisaja. Võru täna ikka väga head mängu näidanud võrreldes eilsega, et eile mindi vähe mütsiga lööma. Aga ei, isegi esiliigast ei saa niiviisi, et lähed mütsiga lööma. Ja täna on kõik mehed kokku aetud. Vaja see võit ära võtta ja time out peetud. 17, 11. Ja Emu jälle raskustest, nende libero peab tõstma. Nüüd ei jõudnud küll kokkuleppele, aga mängib Kajar targalt plokist tagasi palli. Võru teeb head kaitsetööd.
ja Emu poolelt ka korralik ralli käib. Ja ei jää pall maha, mõlemalt poolelt hea kaitsemäng. Ja nüüd Kink Rauno lõpp, Tarvo Tähe blokkist auti, et ja Emu teeb siin topeltvahetuse. Sidemängija, diagonaal sidemängija. Sulg Tauri servimas. Ja saali on jõudnud ka Anti Haugas, kes tuleb vaatama ka Võru võrkpalliklubi esiliiga mängu, et vaatame, mis teeb, et kutsume kohe appi kommenteerima. Üksi seda siin vedada on raskem kui kahekesi. No tere, Anti! No tervist! Siin ootamatult sattusin ka taas kommentaatori pulti, et nüüd on Alariga koos põnevam seda mängu jälgida. Jaa, et tervitused siit Joel Põhjale, kes kellaajaga täna vähe eksis ja siis arvas, et mäng hakkab kell 4, aga hoopis kell 1. Aga näed, kokkusattumused viivad selleni, et õnneks Anti tuli siia. No ikka aitame hädast välja, et mul on meeldiv vaadata, et Priit Tigan on mängimas, et Priit siin hooajal juttu puhudes ikkagi mainis, et ei tea, et kas esiliigas üldse palliplatsile saab, et mehes ju tegeleb siin 3 kohaga, et esiteks on ju meistriliiga võistkonna abitreener, õpib täiskohaga ülikoolis magistrantuuris kehakultuuri ja lisaks nüüd on siin 4 päeva nädalas Ülenurme gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajad. Aga nagu näha, et kui mees teeb, siis mees jõuab. Ja mees on animal, ütleme. Ja täna on mänginud, esimene game oli natukene selline sisseelamine, aga teises game'is on nüüd ikka rünnakul väga hea olnud ja kaitses toonud palle ülesse. Aga eks selline treeneritöö annab ka mingil määral mängutarkust juurde, et sa õpid mängu teistmoodi lugema ja enda jaoks lahti mõtestama. Need füüsilised oskused, ma arvan, et tal kuhugi ei kao, et noor poiss. Aga oskab mängu lugeda ja vastast jälgida ilmselt kõvasti paremini, kui treeneritööd teeb. No kindlasti. Ja 21-14 Võru on seda game'i kindlasti juhtimas, et julgen väita, et siit enam Emu järgi ei tule. Sel hooajal on ju ka meie meistriliiga põhivõistkond on Maaülikooli vastu selliseid kontrollmänge pidanud. Et käisin ise siin circa 6 aega tagasi vaatamas Hatchi esimest mängu, nii kui Hatch Eestisse tuli, siis kohe järgmine päev tõmmati Hatchil toskud jalga, oli ühel kolmapäevasel päeval Maaülikooli vastu kontrollmäng. Oi, nüüd pani küll ühe hea servi. Number 21. Kas see on 1 või 2? Olegi kirjas meil. Kes selle bloki pani. Imelik ülesandmislehel, et ülesandmislehel ei ole mehe nime. Ei ole hullu, et keegi salapärane isik ju siis on, et aga Võru on siin vahepeal veel ühe punkti saanud juurde ja Tarvo Täht servimas. Mees käib esiliigas soojaks mängimas ja õhtul Balti liigas. Ja, et kas siin oli üks nädalavahetus, et Tarvo tegi esiliiga mängu ära, siis mängis meistriliiga mängu ja oli veel MVP ka, et meistriliiga MVP, et kui ma ei eksi detsembris, et vahetuses sekkus ja äkki Pärnu vastu meil aitas ühe olulise võidu koju tuua. Et see jah, tundub, et talle sobib see, et mängida alguses esiliigat.
enesekindlusele kindlasti mõjub hästi, et eriti kuna tal ju eelmine aasta ka mängupraktikat võib-olla natuke vähemaks, et sellist närvi ikkagi suure publiku ees mängides maha saada, siis ma arvan, selline mängupraktika igal juhul mõjub hästi. Ma muidugi ei tea, nagu palju see sidemängija nagu varieerimine mõjutab, et tundub, et Steniga nagu klapib Tarval päris hästi. No Steniga nad on nii kaua koos mänginud, et aastaid, et siin klapi leidmisega küll ei tohiks probleeme olla. Pigem just ma vaatan, et kui näiteks Jasper Frey tuleb, et siis temal väga Steniga ei klapi, et tihtipeale jäävad madalaks või kuidagi ajastus ei ole neil nagu see koostöö nii hea. No eks meistriga saatakse seda mängutempot kiiremaks ka, et see mängutempo on meistriliigas hoopis teine, kuigi jah, vahepeal sellist nagu rahulikumutust, et on lihtsam lüüa, aga see tempo võetakse üles, et nii-öelda vastane ka surve alla tempo alla panna ja kes tempole meistriliigas paremini vastu peab, et see on ka edukam, et plokk sealt kõrvale jõuaks ja ka märkamalt jõudnud Võru gamepallini. Emu teeb siin head kaitsetööd, mängivad lihtsalt üle ja lihtne pall oli mängida üle, aga see on vesi meie veskile, Võru võidab teise game'i 25-18. No punkt on nüüd tabelis kirjas, et just siin peale vaadates meie meestel, kes on jalgrivistuses, et ainus mees, kes ei ole hooajal 22-23 Parvus Võru võrkpalliklubi ehk siis meistriliiga võistkonnast väljakul käinud või pingi peal olnud, on hetkel Kajar Kivioja. Et isegi siin, kui meil olid vigastusi rohkem, siis soojenduse tegi isegi Priit Tigane tegi Lätis RTU-l ja Taugapilsil külas olles kaasa. Aga siin Jasper Frey on ju päris palju mänge kohal olnud. Sten Maask oli Gutmani turniiril meil, Rivis Jarek on siin Kris-Karis Lepa vigastuse ala aitas liberona, samamoodi Mirko Hani. Mirko on ju nurgas veel isegi meid aidanud hetkel. Ja, et praegu ongi, et tal on vigastus, mis ei lase tal mängida. Aga siin jõudis ka statistikaleht vahepeal meie juurde. Aga jah, siin kõigile tuletame meelde, et täna siis Võru spordikeskuses kell 5 Parvus Võru võrkpalliklubi ja Jekapils Lüsi. Võrul hädasti punkte vaja tabelisse, et play-offi paremat asetust saada. Et kui ühe koha saaks ülespoole, siis nad peaks ju RTU-d vältima. Jaa, et RTU-l on üks mäng rohkem peetud, et tegelikult ongi, et Oliveriga rääkisin ka, et mis see nüüd oleks parem vastane, kas siis Jekapils või RTU, et RTU on ju suhteliselt ühe mehe bänd, et kus diagonaalründaja Kaptullins seal päeval suudab kõik maha lüüa ja paneb meid väga suure surve alla, kui Kaptullinsil hea päev ei ole, siis saame RTU-ga päris hästi hakkama, aga Jekapils on jällegi selline natuke ebastandardset mängu tegev, et nad varieerivad palju oma asetustega, meeste positsioonidega ja Jekapils isegi on meie jaoks keerulisem vastane kui RTU, et ega lõpuks see tabelipositsioon, et jah, et kellega me kokku läheme, et on alati sõus-sõu, kellele mis vastane parem sobib, aga mis igal juhul oleks meile väga vajalik, et tõusta Balti liigas top 4 hulka, et siis kui jäävad mängud 1-1 viiki, et siis nii-öelda see kuldne game, see mängitakse oma kodusaalis, et kindlasti meeste meil meistriliiga võistkonnal oleks see väga vajalik. Ja, et kindlasti Võru kodus mängida on meelsam, eriti Võrus, kus päris palju juba rahvast käib saalis. Jaa, et hetkel me oleme meistriliigas 20 mängust 7 võitnud, nagu me ei eksi, pea mitte kõik pole olnud kodumängud, et äkki võõrsil Pärnu vastu oleme võtnud, et aga meil on selge ikkagi Võru publik on ikka selline võimas mootor meil võistkonnal, et kodumängude selline võidu outcome või võidu resultatiivsus on meil oluliselt parem koduseinte vahel. Siinkohal tuleme siis nüüd esiliiga juurde tagasi, meie juurde on jõudnud teise game'i statistika. Laseme kohe Antil siin silmadega üle vaadata, et mis mulle nagu kohe silma jääb, et meil on vastuvõtt olnud nõksa parem kui siis EMU-l ehk Maaülikoolil. Vastuvõttu on meil kõige rohkem läinud Jaareku ja Tigase peale, mis meile ju suhteliselt hästi võiks sobida. Ja Hani on siin saanud 2 vastuvõttu, Hanil on selgus vastuvõtt 100%.
et meil nagu vastuvõtuga pole otseselt probleeme olnud. Viseb silma Johan-Olav Lääne on 6 korda pidanud palli vastu võtma ja noh, täpselt kõigest 17, et võib-olla selline Lääne peale serv on natukene edu toonud, siis number 18 peale on tema pisut hädas olnud, rünnaku efektiivsus Võrul nõksa parem kui Maaülikoolil. Kõige efektiivsem vend meil 60%-ga on olnud Priit Tiganen. 6 tõstest 4 ära löönud, Kajar on kõige rohkem tõsteid saanud, no eks Kajar on ka neid keerulisi tõsteid saanud, on ta 10-st 3 ära löönud. Aga väga tubli on olnud ka Tarvo, et 4 tõstest 3 ära löönud. Et Jarekil siin ei ole jah, väga hea nagu game olnud, et 5-st lõi 1 ära. No Jarekil on õlaga ka kerged probleemid, et ta ei saa täiskoormusega lüüa, et ta siis pigem otsib neid lahendusi teistmoodi, aga tundub jah, et vähemalt ei ole ühtegi eksimust olnud, et see on nagu positiivne, et tema ülesanne ongi siin pigem täna platsil, et servi vastuvõtuga aidata ja oma mitte rünnakule eksida, et oi, ja siin nüüd Steinmaast jalaga toob palli ülesse. Priit Tigane. Priidul on jah, ütleme, et Priit ei löö nagu kõvasti, et siin lihtsalt John Hatchiga paralleeli tuues, aga tundub, et mees on resultatiivne. Ja ega punkt on tähtis, et tabelis on vaja 3 punkti saada, pärast kedagi ei huvita, et kui kõvasti selle palli maha lõid. Ja et lihtsalt Maaülikooli veel statistikat vaadates, et väga ühekülgselt nagu on sidemängijad tõsteid jaganud, et ju siis nagu Meilus, Kink, neil põhipommitajad on, aga Võru on nad päris hästi kinni saanud, et 33% mõlemal mehel ainult rünnaku efektiivsus. Et ei ole, noh, tõsteid jagatakse siin 2 mehele, aga ei ole ka nemad ära löönud, et kindlasti meie ploki elu teeb see natuke lihtsamaks, eriti kui sul sellised mehed nagu Jasper Frey ja Tarvo Täht seal keskel on. Maaülikool, nad siin küll game'i lõpus tegid sidemängija vahetust, aga nüüd Kaljuvee on ikkagi alustanud, et eks saab näha. Tauri Sulg siin reedel mängis veel Rahvaliigat ja siis nüüd Emu kutsus teda appi ja siis pidi loobuma Rahvaliigas mängimisest. Ja Stefan Kaljuvee ju ka vana Võrumaa mees, Vendu Suurmani õpilane, et eks siin Stefan Kaljuvee on ka siin esindusmeeskonna vaateväljas olnud, et miks mitte võib-olla järgmine hooaeg, kui tublisti mängib, trenni teeb, et võiks ka tema nii-öelda saada oma võimaluse meistriliiga tasemel. Aga elame-näeme, et mis tulevik toob. Ja ega mida rohkem nii-öelda nagu kohalikke mehi ka võistkonnas on, seda rohkem see kogukonda kokku toob, et vast üks eesmärk selle klubi loomisel oli ka see ju, et Võrumaa nii-öelda kogukonda kasvatada võrkpalli poole pealt. Nii see pihta hakkab, et eks siin need kõvemad esiliiga vennad on oma praegu jah, neid mehi vaadata, kes siin väljakul on, et jah, kõik peale Kajari on siin oma võimaluse saanud, et aga eks siit nüüd noored peavad esiliigas kõigepealt pingile saama, platsile saama ja siis juba tekivad neil võimalused ka meistriliigas ennast näidata. Nagu eile Aksel Saal intervjuus ütles, et siin tema on isegi 2-3 meest silma peale pannud, et kellest võiks tulla järgmisena Võrule meistriliigasse abiväge. No keda sa ise näed, Alar, et kes need poisid võiksid olla, kes järgmine aasta võivad koputada meistriliiga uksele? Üks poiss on, kes isegi U16 mängib, et Alex, et üks tempomängija, oma vanuse kohta ikka väga hästi paneb, et tema võiks olla selline, keda võiks sinna kaasata, et ta ei peaks nagu ütleme mängima, aga ta võiks juba saada trenni ja seda kogemust, seda taset, et ta näeks. Et ta näeks. Ahah, siin jõuab info, et täna hommikul tegi juba kaasa trenni, et see ongi tähtis, et sa näed seda töödistsipliini, eetikat, kui palju sa pead meistriliiga tasemel pühenduma, kui palju olema mõtetega spordi juures, et ei saa tulla väsinud näoga lonta trenni, et sa alati pead tulema, sa pead juba olema valmis, psühholoogiliselt häälestanud, pead täiega kaasa tegema, hoidma positiivset suhtumist, et see on hästi oluline ja kui noored näevad, et milline suhtumine peab olema tipptasemel mängides, eks nad
saavad juba noorena võtta sellest eeskuju ja see annab sellise arengueelise teiste ees igal juhul. ja eks nüüd, et Alex sinna trenni kutsuti, see annab ka teistele tema vanustele, kes mängivad Võru eest motivatsiooni, et näe, on küll võimalik kuhugi pürgida. Tarvo siin näitab, kui võimast on, et mäletan mõni aasta tagasi Tarvo mängis Eesti B-koondises, et minu arust oli siis veel Gretšo oli peatreener, kui Eesti pani oma B-koondise kokku ja siis Albert Hurt seal nurka mängis ja Tarvo Täht oli diagonaal. Ja nii mõnegi skalbi võtsime. Aga Tarval pärast seda oli mõne vigastusega probleeme ja siin tekkis väike vahepaus võrkpallist, aga mulle tundub isiklikult, et Tarvo siin on ikkagi alates eelmise aasta, ütleme, algusest, 22 algusest, kui esiliiga Final Four oli, et on üha paremas soogu sattunud jälle. On kindlasti ja, et just kui siin jõuluaeg ise ka rääkis, et sai pidevalt trennis käia, et sealt tuli hüppeline vormitõus, mida mina kõrvalt nägin, et eriti just servil ka, et muidu tema serv oli niisugune 50-50, no nüüd on pigem 60-50 juba. Ja, et tal oligi sügise poole, tal oli kõhulihase rebend pärast siin Meistriliiga hooaja algust, et see natuke tõmbas seal hoogu maha, aga siis jõuluajal oli töökõrvalt rohkem aega, tegi korralikult trenni ja ütleme siis servi resultatiivsus, stabiilsus on Tarval ikkagi praegu päris hea olnud. Paneb sellist korralikku jõuservi ja resultatiivsus on ka Meistriliiga taseme kohta ikka suurepärane. Ja nüüd Tarvo siin 2 korda plokki ette, aga Emu on head kaitset teinud. Ja kumb nüüd pani, kas Priit Igana või Tarvo? See oli vist Priit, aga seal Tarvo käe vist ripsas ära, aga ütleme selline viimane puude tundub, et jäi Priidule hetkel, et minu silm nagu fikseeris, et Tarvo vasakust käest sinna Priidu kätesse tuli. Plokis need käed on ikka väga kõrgel üle. 10-4 Võru juhib seda geimi. Väga hea serv ka Järeki poolelt. Kaljuvee siin läheb ise tegema, aga tundub, et pall lendas vist natuke liiga peale ja ei suuda seda platsi peale tõugata. 11-4 ja siin Emu, ma arvan, võiks vahetusi proovida, ega seis on selline, et ega siin midagi. No Tarvo juba hirmutab siin oma kõrge blokiga mehed ära, et ja nii kui selline raskem pall on, et eks seal on, need käed on nii pikad ees, et keeruline on, et kui Emu on hästi käes, saavad sellist kiiremat tõstet teha nurka, et siis on neil vähe kergem. Nüüd on hästi käes, aga ei... Võrgus sidemängija. Sidemängija Võrgus. Stefan Kaljuvee. Stefan koos Põllustega oli ka Eesti noortekoondises, et 2 vendupoissi. No ja Põlluste nüüd parru seest. Jah, et Põlluste nüüd ka, siin on jälle tervisega tal natukene probleeme olnud, aga ma arvan, nagu Põlluste jaoks ongi kõige tähtsam, et see oli jälle selline sisseelamisooaeg, et on saanud olulisi mänge kirja ja no kindlasti siin nüüd, kui saab 100% jälle teha, küll ta jälle sinna platsi peale pääseb. Aga ma usun, et Põlluste siin lähema paari aasta jooksul kindlasti Parrus Võru võrkpalliklubi selline üks tugitalasid on nurgas. Natukene seal kaitset veel juurde panna, ma usun, et Põllustel võib olla väga palju potentsiaali. Rünnak on juba praegu väga korralik. Ja nii, 13-4. Jarek Jänes servil. Tarvo jälle blokiga. Oli Tarvo, Stein oli vist. Ja mina siit ka ei üritas, fikseerinud. Me saame kordusest veel vaadata. Ta üritas pikka piiri lüüa, jah. Seal ei olnud kuhugi enam ruumi keerata. Opa, ja siin Jarek paneb ässaga otsa. See on see koduväljaku eelis, et eks Maaülikool ka siin trennis Maaülikooli saalis saavad kaitses palle kõrgel üles mängida. Aga siin peab ikka see tehnika olema natukene teistsugune, et ära surmama selle palli, et ei saa nii kõrgele seda vastu võtta ajada. Näiteks TalTechi saalis mängides ma arvan selline vahepeal võib-olla siin ka vanas spordikoolis trenni tegemine võiks ka meil esindusvõistkonnale kasuks tulla. No enne TalTechi mängu peab tulema siit saalist läbi
nii, ja Emul hästi käest nüüd proovisid vahelt kombinatsiooni, aga ei saanud. Sulg teeb head kaitset. ja Sten kukkus võrgu alt läbi. Kuigi Mirko Hanin tõi kaitses palli ülesse. aga reegel on ju selline, et sa võid võrgu alt läbi kukkuda, aga sinu siis jalalabad ei tohi olla üle joone. või siis teine, et segada ei tohi. just segamine ka, et kui ei sega, siis sa võid sealt alt läbi olla, aga jalalabad siis ei tohi maad puutuda üle olla. Et isegi seal on vist selline reegli muudatus olnud, et kui varem vaadati projektsiooni, ehk kui isegi sul jalalabad justkui lähevad üle, aga sa ei pane jala talda maha, ehk jalalaba ei puuduta maad ja suudad ikkagi sealt tagasi tulla, nii et maad ei puuduta ja vastast ei sega, siis saab edasi mängida. aga ütleme, varasemate reeglites vaadati siis nii-öelda selle jalalaba projektsiooni väljaku suhtes, et kui jalalaba on justkui õhus ja üle joone, siis ei loeta üleolekuks, aga kui jalalaba on maas ja üle joone, siis loetakse üle keskjoone olemiseks. Ja siin vahepeal Kajarilt väga ilus diagonaalrünnak pikki piiri. Nii ristnurka, kui veel oli võimalik üldse lüüa seda palli. Tarmo Tähelt hea serv. Nii, ja tundub, et Jasper jäi sinna plokki natukene hiljaks, et löödi ploki vahelt ära. Siin Jasperi meeskonnakaaslased räägivad, et Jasper ikkagi võtab trenni tõsiselt ja siit silmes, et on olnud ka neid päevi, kui ta harjutab teistest rohkem servi ja harjutab rohkem rünnakut, teeb hüpped, et mees ikka tahab meistriliiga tasemel mängida ja ma usun, et Jasperil temporündajana kindlasti on korralik tulevik, et õlga on tal päris hästi. Seda on tore kuulda. Nii, ja nüüd Johan-Olaf Lääne lööb jõuga selle palli maha. Seis on 17-8 ja Emu poolelt siin vahetus. Siis see tuleb number 1 Rauno Kink. Lähevad siis ilma sidemängijata nüüd. Ja eelmises skeemis Rauno... Plokki tugevama toob. Rauno oli eelmises skeemist 9-3 ainult ära, pikk mängumees on, et anti natuke puhkust, toodi sisse tagasi. Et Emu praegu mängib ilma sidemängijata. Et arvatavasti siis kaitses mängitakse pall liberole. Toodi, ma arvan, siia just ploki tugevdamise pärast Sule asemel sisse. Oi, nüüd see serv läheb küll väga pikaks. Nii. Ja, et Meilusel ju siis oligi selline kõik või mitte midagi, et vahe on nii suur, tuleb serviga suruda, panna kõva servi ja et kaitsest võib-olla see pall lakke suunata ja panna kaitsega ja panna oma serviga siis ajada sidemänge võrgust kaugele. Et seal ka mitte Freid ja Tähte saa kasutada. Nii, ja nüüd Emu poolelt üks väga korralik rünnaka vahepeal ja serv hästi käes ja igal juhul mängija Hannes Eskla lööb maha, ka võrumees. Igal juhul ja mis on nagu võluvits, kui on vastasel head temporündajad ja madal lagi, siis ma arvan, peab kõva servi panema. Kui Maaülikool siit tahab selles skeemis veel välja tulla, siis see üks kindlasti vihje on see, et pange korralik serv. Nii, ja Emul nüüd kontrapalli võimalus. Siin löödi üle ploki. Ei taba küll palli, aga õnnega pooleks kukub taha ristnurka pall. Emu on nüüd natuke nagu ärganud, et lasti see vahe väga pikaks ära, aga nüüd on jälle liigutud selline punktis. Sander Lepp, Emu libero esindusvõistkonna trennides käib tihti libero kohta mängimas. Et on Rasmus Meiuse aastakäigu poiss peaks olema, et käib seal siis nii-öelda meistriliiga võistkonnal, Võru meistriliiga võistkonnal käib abiks vahepeal trennis, kui omavahel sparritakse. 19-11. Mäng vaikselt veereb siin lõpupoole. Järjekordselt Hannes Eskla. No Võru mees teeb Võru mehel ära praegu.
keskelt. eks see Jasperi serv oli ka selline vähe liiga kerge. Tundub, et Võru mängib siin game'i lõppu lihtsalt kindla peale, et ei hakka väga riske võtma, kuna vahe on nii suur, et siin on vaja lihtsalt oma punktid ära teha ja on 3 punkti täna käes, 3-0. Ja Eskalt ja väga lihtne viga, et oleks pidanud serviga suruma, paneb sellise kindla peale servi ja out'i ka veel. Ai. Stennilistel oli plokk ees, jah, tundus. Et siis selles game'is teine juba. Jah, et siin sidemängija Kaljuväe läks ühe käega tegema, aga plokk oli seal kohal. 21-12. No nii, Jarek teeb siin head tööd kaitses. Tundub, et läks allapoole trossi see löök Kajaril, aga ei hullu. Edu on korralik, et siin tuleb nautida ja paugutada natukene, et ma arvan, seda game'i Võru enam mingi valemiga käest ära anna. Ei, siin peaks ikka totaalselt midagi lagunema, et seda game'i ära kellelegi anda. Lihtsalt siin juba vaadatud, pead 12 servi praktiliselt üle panema eksimatult juba, et statistiliselt see on väga ebatõenäoline. No nii, kombinatsioon vahelt. Tarvo Täht lööb punktiks. Kapten Jarek ennast servimas, number 7. Emule hästi käes. Üle ploki tuleb see. Ai. Vähe pannkoogiks läks see. Ja soe pall näitab Argo Käpa. Aga ei hullu, poistel on tuju hea, et näha on, et esiliigas nauditakse seda sporti natuke rohkem, et võib-olla pinged on natukene madalamad ja selline adrenaliin võib-olla natuke madalam, aga meestel on naeratused ikka rohkem näol, et meistriliigas on näha ikkagi, et meestel on see adrenaliin ja pulss on nii kõrgel, et no seal juba see mängutempo on nii palju kiirem, et nad ei jõuagi naeratada enam. Ei jaksa vahepeal jah sellele naudingule mõelda, et see nauding on pärast mängu või pärast võitu, kui nii, ja Võru võtab siin mõtlemisaja, et 22-15 igaks juhuks vist, et mitte lähemale lasta. Et 3 punkti on vaja ikkagi 25-ni on veel 3 punkti aega, et need 3 punkti on vaja ära võtta ja no kindlasti on tähtis ka see, et kui nüüd siin Maaülikool mängima lasta väga hooga ja anda initsiatiiv ära, siis järgmises game'is pead sa ju initsiatiivi tagasi võtma, et pigem tuleb seda hoida ja game'i lõpp jõuliselt ära võtta, et ei tuleks ka Maaülikooli poistel seda head rünnakutuhinat peale. Et tabelis 3 punkti kindlasti on väga olulised, et kui siin nüüd üks game ära anda, siis võib see teine game ka väga lihtsalt tulla. Ja nüüd Priidul hästi käes. Tarvo on kindel vend, tundub. Tundub jah, et lihtsalt oli küll kahene plokk teda valvamas, aga ei, mees lööb nii kõrgelt. Oliver Lankeil oli kõrgus olemas, aga jah, Tarvo löök oli nii kõrgel, et kui ta oleks käed hakanud seal väga üle ajama, oleks Tarvo lihtsalt siis plokist üle löönud. See oli ristnurgas. Aga tundub, et ikkagi auti läks. Aga no meie saame kordust vaadata. Meil on Kotka silm olemas. No mina oleks selle sisse valiks ära andnud, aga eks Käpal on nii palju kogemust, et ta oskab seda trajektoori hinnata. Jääb siin täpselt ette ka. Kotka silmaga oleks võib-olla selle lapikuks seal olnud seal. No ja, siit 24-16 juba. See mäng on tehtud. Natukene tujutu tundub Maaülikooli mäng minu jaoks, et tabelist lihtsalt seisu vaadates või seda, et kui palju potentsiaali tegelikult Maaülikooli poistel on, et täna neil kuidagi ei jookse see. Ma ei tea jah, kas siis eile vaatasid, et Võru kaotas Järvamaale, et siin täna ei ole vajagi mängida, aga võib-olla seda tausta ei teadnud nii, et Võru läks sinna väga noore koosseisuga ja võeti küll Mart Mandel oli ka seal, aga poole tee peal
lõi kõhu gripi peale ja et seal ei olnudki muud Priidul nüüd läheb lakke pall. Pall talle kehasse tuli, astus sammu kõrvale, aga ei suutnud seda platvormi enam paika saada. Ja Võru võtab siin ka teise mõtlemisaja, et ei tea, kas siis... No üks time-out oli alles, et ei taha mehed nii ruttu koju ära minna veel, et saavad siin mõne sõna juttu rääkida ringis. Jaa, võib-olla ongi, taktikaliselt võib-olla ongi praegu Danbauer Võru mõte see, et võtta seda hoogu maha, et Maaülikool mitte hullama lasta. Et üks geimi on veel ees ja Maaülikoolil ka isegi seda geimi kaotades on ju võimalik veel see mäng enda poole kasutada. Ei. See on kolmas geim juba. Kolmas geim on see juba. No nii, siis ma magasin alguse maha täitsa. Jõudsid hiljem saali. No nii, head kaitse siit ja kas Kajar lõpetab selle mängu? Ei. Korralik plokk oli ees, käed üle võrgu. Oli, et läks seda täiega lööma, et kas käsi kullas või nagu öeldakse või see teine asi. Saba mulla. No nii Priit saab lõpetada. Aga ei, auti. Nüüd Võru ei suuda lahendada siin ära otsustavat punkti. No kõikidele meestele antakse võimalus nüüd lõpetada, et igaüks saab proovida. Kajar ja Tigane said proovida, aga ei anta. Ei, eks Kalju veel muud varianti ongi, kui siin riskida, kui seis on selline. Ta sai küll servida kas 4 korda järjest. Alar Raadse kursis, mis praegu tabeliseis Võrul näitab. Et nüüd nad peaksid tõusma neljandaks, et see oligi tegelikult selline Maaülikooli ja Võru 29 mäng. punkti oli mõlemal tabelis, Selver Tallinn spordikoolil oli 28, et Võru tõuseb nüüd 32 peale. Ehk esinelik on siis see, kes Final Fouri pääseb, ma saan aru. Ei, siin on tulevad play-offid enne. Play-offid 8, et esimene 8-ga ja teine 7-ga ja nii läheb. Aga esinelikule siis on tõenäoliselt ka siis kodumängu eelis või siis kuldse game eelis? Jah, esinelik. See oleks muidugi maasikas, kui võõrsil kaotad, tuled oma kodusaali ja saad kuldse game'i siin vana spordihallis mängida. Et see oleks igal juhul kõva pluss. Aga siin vist on 2 mängu võiduni, siin vist ei ole kuldset game'i. Või on? Ma ei ole nüüd kindel. Isegi kui 2 mängu võiduni on... Ei, kuldse game'iga peaks ikkagi olema. Võru kunagi Neemekoga mängis, et võitsid ja siis kuldses game'is kaotasid. Reio tabel lõplikku statistika siin meie, et mängu kokkuvõttes, kui vaadata sellist üldist reitingut, siis Jasper Frey ja Tarvo Täht on saanud kõige kõrgema hinde sinna 7 lähedal, aga kui vaadata punktile, siis Tarvo igal juhul man of the match pluss 10-ga. Plussi on veel Kajar Kivioja pluss 2, Jasper Frey pluss 2. Maaülikooli poolt teinud kõige parema mängu, kokku 11 punkti pluss 2, Rauno Kink. Vastuvõttu olnud Maaülikooli nõksaga FM rünnakur, efektiivsus parem Danbauer Võrul, plokk Maaülikoolil 7, Võrul 5, aga ju siis see plokk-kaitse ja ploki kõrgus on ikkagi seda rünnaku efektiivsust Maaülikoolil alla toonud, aga selgelt täna Võru parem oli. Väga kindel mäng Võru poolelt, ja tabeliseis näitab seda ning kohtume peatselt. Täna on olemas ka taas teie ees võrkpallistuudio, et kes soovib enne Jekapilse mängu natukene rohkem eelinfot saada, et mängu põnevam jälgida oleks, liituge võrkpallistuudioga, jälgige meid Facebookis ja Instagramis ka ja kohtume juba Jekapilse mängul. Kell 5 Võru spordikeskus. Kõike head, nägemist!